No nii, ma eelmine kord, millal käisin siin garaažis, mõtlesin ka, et teen video, aga siis läks suht lappama see, kuna plaan oli viimane kord mootor panna autole peale, sest sai tellitud käpad, mis on uudsetile ja BEM-ile ja karter, mis on uudsetile ja BEM-ile. Siis viimane kord oli seal nii palju segadust ja täpselt ma ei teadnud, mis teha. Ühesõnaga need käpad, mis tulid, see mootor istus nende käppadega nagu nii vastu tulemüüri, et ma ei saanud isegi plokigaasi peale. Ja siis oli siuke tükk mõtlemist, et mis teha. Ja nüüd siis vahepeal ma olen off-camera nagu teinud siia mootorile uued käpad. Siuksed siin natuke on veel vaja trimmida ja mingid tugevused veel teha. Ja selle mootoriga on siin ilusti nagu vahe sees. Enne istus see plokk, ma arvan, siit mingi siiamaani võib-olla. Ja niimoodi, et see boosteril peal siis no ühesõnaga selle kaane napilt mahutus peale, aga see ei mahtu mitte kuidagi. Siit tuli veel see vahe, mingi sein või asi ära võtta. Ühesõnaga praegu ta istub niimoodi. See tagumine runner seal väljalaskama, see on siuke natuke keeruline rooli selle kardaani suhtes. Et see peab tulema siuke väga väikse raadiusega pöörama sealt mööda. Õnneks padjad ja asjad on nagu üsna jäigad, et see sinna vastu ei tohiks käima hakata. Võib-olla saab aretada sinna mingid kitid on, mis teevad selle rooli kardaani, selle varda nagu peenemaks, et annaks natuke ruumi juurde. Ja sillatala sai natuke ümber tehtud, et see karter oli eest nagu sirge, aga sillatala tuleb siukse kurviga, siis sai väiksed nagu notšid sinna sisse tehtud. Tuleb see ära keevitada mingi hetk. Käigukasti tala on lihtsalt mingi täiesti suvalistest juppidest kokku pandud, et ta seal all oleks. Selle ma tahan lasta painutada sinna õigest materjalist uue tala. Ja vahepeal sai veel tehtud käsipiduri koht sinna, see mount nii-öelda. Siukene kast siia jäi. Töötab ilusti ja tugev. Selle käigukasti joovastiku enam-vähem pikkus sai paika, aga see tuleb natuke ringi teha. See originaal, ma ei tea, mis see 3.0 diisli mingi kast, muidu ta on siukene kõver. Ühesõnaga nüüd tuleks samasugune teha, aga sirge, kuna see kõver osa, ta on nii lühike, käib vastu kardaani tunnelit mingi 5. käiguga vist. Ja põhimõtteliselt seest ongi peaaegu kõik tehtud. Nüüd ma keevitan siin mingid avad, väiksed augud on veel vaja kinni keevitada. Ja siis mingi aeg tuleks üle värvida. Siin on mingid augud, mis ma veel kinni katan. Ja siis tagaseina jaoks mul on üks idee. Seda ma hakkan proovima. Ma ei teagi, kas tuleb välja. Aga see jätsaan siit. Põhimõtteliselt ma ostsin kaarbonrulli ja vaakumpumba ja asjad. Ja nüüd on vaja klaasi ja üritaks teha karbonist tagaseina siis. Nii, vahepeal rääkisin, miks ma seda pagassi skännisin. Siis tegin valmis siukse asja siia. Siuke spoiler. Kuna mulle
mulle see Lipwing ei meeldi üldse ja netist nägin ühte siukest nagu track stiilis. Siis mõtlesin, ma teen ise siukse, skännisin selle ära. Käedis tegin siukse valmis, tükkidena printisin välja, liimisin kokku. Ja ma ei tea, nüüd on vaja mingi aeg ilusaks teha see. Võib-olla ma viitsin selle ka karboniga nagu ära skinnida. Võib-olla värvin lihtsalt ära, pahteldan ära, värvin ära lihtsalt. See PETG-st on tehtud. Peaks kannatama, auto sellel kannatab ilusti ära, midagi ei juhtu. Mis vahepeal veel tegin. On siuke asi siia. Printisin nii-öelda siukse plaagi siia, mis võiks olla nagu siukene mingi whitebody osa siia taha, et hiljem mingi vorm võtta. Aga selles disainis ma veel mingi päris kindel ei ole, vaata, võib-olla ma viitsin natuke ringi teha. Ta võiks olla natuke selle M3 stiilis, siis praegu ma tegin lihtsalt mingi kõverik sinna peale, aga kes seda vaatab. Ühesõnaga ma nüüd teen need mingid augud ära, mingid siuksed lihvimised, keevitamised siin. Ja mingi järgmine nädal äkki võiks ära kruntida selle, ära värvida armatuur asjad välja. Mind mõnda kohta natukene on pahtlit vaja. No nii, vahepeal jõudsin ära kruntida selle sisu. Jõuke on praegu, värvin homme ilmselt üle selle ja siis teen selle värvi reviili ka. Muidugi neid krundiga on tulnud neid päris palju kohti, mis see kohe nagu näitab vead ette nii-öelda, keevituskohad ja asjad, aga suht savi ka, ma arvan, et see värv katab veits ära. See praegu krunt on LL, värv ise on tumedapoolsem. Ja kui jääbki midagi näha, siis väga vahet ei ole, ma olen niigi kuradi mõttetult palju aega raisanud selle sisu peale, et võib-olla on parem kui mõni teine streedi auto, nii et sellega ma olen vähemalt siis rahul. Aga ma arvan, järgmine klipp on siis, kui on sisu värvitud ja siis ma lükkan asjad sisse tagasi kõik. Nii ma olen vahepeal jõudnud põhimõtteliselt sisu kõik ära värvida ja sisu enam-vähem asjad sisse panna, mis siin olema peaks. Kahjuks seda tahtsin selle karbonist taga seina teha, aga ei saanud see nädal veel seda klaasi kätte, kuhu peale see nii-öelda teha. Nii et ma mõtlen, kas ma teen selle video mingi hästi lühikese lihtsalt, et midagi oleks näidata. Ma ei ole midagi üldse nagu filminud otseselt, mis ma teinud olen, kuna mul on puhkus ja ma tahtsin võimalikult palju nagu ära teha, et jõuda kuhugi selle autoga. Ühesõnaga võib-olla jääb lihtsalt mingi jäppimisvideo siin, et selles mõttes, et tööd on palju olnud, aga nagu ega siin filmimiseks ei ole nagu olnud otseselt midagi näidata ka, värvimist ei taha nagu filmida ka muidu on kaamera seda värvi ja lakki ja kõike täis. Ühesõnaga ma siis näitan varem värvi ja milline ta seest enam-vähem välja nägema peaks hakkama. Ühesõnaga seest on ta selline. Tagasein on, seda ma ei hakkandki värvima seal, kuna sinna tuleb nagu nii plaat peale. Ja seest on ta siuke. Siia veel on see kord airbagi katte, tuleb tagasi, liistid tagasi. Shifter sees, hüdroks sees, panin käed oe ka. Siia tuleb see CAN keyboard, mul keypad. Ostsin selle katte, ühesõnaga selle järgi ma saan printida siia uue katte ja siis see peaks kuidagi siia tulema.
ühesõnaga sellega ma tegelen mingi hetk. Seest on veel puudu mingi seal selle rooli ümber mingi katte tahaks panna ilmselt ja hüdrokale peab piduritoru vedama. Peab piduritoru taha vedama, kerest kuskile välja mingi kolmiku kohta ja siis supportitesse pean vaatama veel, mis piduritorust seal kasutada, pidurivoolikuid. Et lisasupport on pandud ja ma ei tea, kuidas see nagu otseselt vedada. Et võib-olla veab üldse õõtsa, selle pika õõtsa pealt ette välja, et tal see koht jääks nii-öelda õõtsa liikumise peale, esimene õõts sealt kohast, kus liigub ühesõnaga, mitte muidu ta tuleb otse supportist keresse ja käib üles alla niimoodi. Ühesõnaga seda vaatab. Ja mootor on nüüd paigas, seda vist ka näitasin siin. Ja ma võtan nüüd mootori aludetailid, võtan maha kõik, keeran mingid asjad sealt küljest ära, mida vaja enam ei lähe. Ploki ja kaaned jätan, neid ei vii ära, ühesõnaga ülejäänud detailid viin sinna aquaplasti, et saab ilusaks, peaaegu nagu uueks ilmselt. Ühesõnaga ma vaatan, kas ma panen selle praegu, nüüd lõpetan selle videoga ära või mitte, aga kui nüüd panen selle kokku ja lükkan üles, siis selleks osaks ongi kõik. Siis ma üritaks teha, kui ma saan selle klaasi kätte, mingi ühe väikse osa võib-olla selles ka, kuidas näiteks üldse karbonit teha, et ma pole ise ka varem teinud. YouTube'i videost küll mingi 100 tundi sellest vaadanud, aga et võib-olla oleks siuke lahe protsess. Ja et kuidas teha üldse karbonist detaile ja kuidas see sinna tagaseinaks saab. Ühesõnaga, et kui see video läheb ülesse, siis selleks korraks kõik ja davai.